räägin teile sellise üldisema pildi ja alguse ja siis head kolleegid Taavi ja Triin lähevad üha täpsemaks ja loodame, et küsimused saavad vastuse. Ja kui ei saa, siis tõepoolest on võimalik küsida selles vestlusaknas. Tahan siis taaskord meelde tuletada, et meie 3 sellist põhisammast, et uued õigusaktid, enam tõsi küll mitte nii väga uued, aga ikka ja jälle ma alustan sellest, et alusharidusseadus on vaja tutvuda ja üle vaadata, lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded ja alushariduse riiklik õppekava. Et nendest me siis ennekõike lähtume, et ma ei taha öelda, et ei ole muid õigusakte haridusseadus, aga et need on siis 3 põhi sellist õigusakti, mis tuleb endale selgeks teha, kui ei saa aru, küsige, lugege seletuskirja. Ja siis alusharidusseaduses sisalduvad siis ka kvalifikatsiooninõuded tõepoolest, et püüan siis nagu natuke üldisemalt rääkida, et mis pilt siis avaneb või mis siis on jõustunud nüüd pärast 1. septembrit 2025. Nagu te teate, direktori kvalifikatsiooninõudeid tõepoolest tõstetakse, et edaspidi on siis selleks või juba täna tööle asudes näiteks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised juhtimiskompetentsid ja muidugi eesti keele oskus. Juhin siis tähelepanu, et seda kõrgharidus- või magistrikraadi nõuet ei kohaldata hetkel direktori suhtes, kes enne 1. septembrit 2025 töötas direktorina ja temal on siis aega magistrikraad omandada näiteks 2028. aasta 31. augustini. Siinkohal siis need direktorid, kellel ei ole veel magistrikraadi, peaksid mõtlema, KOV-id võib-olla nendega läbi rääkima, et mis see seis siis on, et kas jõutakse see omandada või tõepoolest ei vastata siis enam kvalifikatsiooninõuetele. Õppejuhi ja õpetaja kvalifikatsiooninõudeid ei muudetud alusharidusseaduse jõustumisel, et tõepoolest oli küll ka teemaks õppejuhi puhul magistrikraadi nõue, aga hetkel jäi see bakalaureuse kraad, küll aga tuleb öelda, et meil on väga palju õppejuhte magistrikraadiga, et eks see tööturg paneb paika, aga töötada saab ja kandideerida saab ka bakalaureuse kraadiga. Abiõpetajal on uus olukord, et kehtestati kvalifikatsiooninõuded, milleks on siis vähemalt keskharidus ja lapsehoidja kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseadusel ja selle alusel kehtestatud nõuetele. Keelenõuetest räägib lähemalt Triin. Aga siin ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et siin abiõpetaja kvalifikatsiooni juures on see sõnavõi, mis on siin nagu rasvasemaks ka tehtud nii-öelda, et see lapsehoidja kutse ei pea tingimata abiõpetajal olema, sest see või toob meid selle sätte teise poole juurde, kus on öeldud, et vähemalt keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele. Ehk juht saab hinnata töötaja pedagoogilisi kompetentse kutsestandardite alusel ja otsustada, et tal on piisavalt olemas need kompetentsid ja ta ei pea nõudma tingimata seda lapsehoidja kutset. Et abiõpetajana saab töötada ka ilma lapsehoidja kutseta. Ma toon siin lihtsalt sellise näite, et teil on tubli varasemalt siis õpetajat abistav töötaja, kes on töötanud, no ütleme näiteks juba 10 aastat. Ta on käinud koolitustel, ta on õpetaja kõrval omandanud töökogemuse juba ja te hindate, te ju nagu sisehindamise käigus hindate ka inimeste kompetentse ja te saate aru, et temal on need olemas, siis ta vastab juba kvalifikatsiooninõudele, et ei ole tingimata teda vaja saata lapsehoidja kutset omandama. Ja need abiõpetajad siis, kes töötasid enne 1. septembrit
õpetajat abistava töötajana neile siis 29. aasta 31. augustini ei kohaldata neid kvalifikatsiooninõudeid, ja see on ennekõike siis vaatega sellele, et abiõpetaja, kes ei oma keskharidust, tal oleks aega see omandada. Ja juhtimise vaates siis täna, kui teil on selliseid inimesi tööl abiõpetaja ametikohas, kes ei vasta nõuetele, siis tuleks nendega läbi rääkida, kas nad lähevad õppima ja need läbirääkimiste tulemused siis fikseerida ka, et mis siis see töötaja teile edasi teeb, et kas ta õpib, kas ta siis ühel hetkel enam ei vasta kvalifikatsiooninõudele, kas teil on võimalik pakkuda talle mingisugust teist ametikohta, näiteks mingit maja üldist koristamist, mis ei nõua siis sellist keskhariduse nõuet, kus ei ole. Keelenõuete link on siin, aga keelenõuetest räägib teile siis Triin lähemalt. Ja lapsehoidja kvalifikatsiooninõuded on samuti tõusnud, et siin on nüüd lapsehoidja kutsetaseme nõue ja keeleoskus vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele. Ja kui lapsehoidja töötab rühmas, kus on haridusliku erivajadusega laps, on siis lapsehoidja kutsetaseme nõue 5 ja keelenõuded ka sinna juurde. Ja lapsehoidjatel on siis kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata siis kuni 28. aasta 31. augustini lapsehoidja suhtes, kes töötas juba enne selle alusharidusseaduse jõustumist lapsehoidjana. Et kui te vaatate, et abiõpetaja puhul on 29. aasta 31. august, siis lapsehoidjal on 28. aasta 31. augustini ja see tuleb sellest, et lapsehoidja kutse omandamine kestab lühemat aega, et sellele siis tähelepanu pöörata. Ja tõin siin välja ka veel selle aspekti, et lasteasutuse personali miinimumkoosseisu määrus on muutunud kehtetuks. Et õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad on meil sätestatud alusharidusseaduses paragrahv 7 lõige 1 ja need, kes rühmas peavad töötama, on õpetajad, abiõpetajad ehk õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad, sealt tuleb nii mitu töötajat laste ja täiskasvanute suhtarvu järgi välja, aga lisaks võib siis direktor värvata vajaminevaid ametikohti vabalt, et siin ei ole nagu selliseid koosseisusid ette antud. Ja see toob muidugi direktorile sellise vabaduse, aga samas ka vastutuse, et missuguste töötajatega sa just tahad nende tulemusteni jõuda, kuhu on vaja jõuda ja kuidas seda planeerida, et see ongi direktori vastutus ja kohaliku omavalitsusega läbirääkimine see koht, et siit me jõuame ka abiõpetaja tööülesannet, et kus nagu seda natukene puudutada. Ja siin on seesama juhend, millele kindlasti Taavi viitab oma ettekandes, et see kvalifikatsiooninõuete hindamise link on siin. Aga tuleme selle abiõpetaja rolli juurde, et ma ei räägi kõiki neid punkte võib-olla nii pikalt lahti, et kvalifikatsiooninõuded on toodud, nendest me juba rääkisime, küll aga ma tahan välja tuua nagu selle, et mis on muutunud ja muutunud on selgelt see, et ka koolieelse lasteasutuse seadus rõhutas seda õpetajat abistava töötaja sellist abistamise rolli, aga alusharidusseadus nüüd toob selle konkreetsemalt välja, et selgelt on välja öeldud, et kogu rühma tööaja jooksul on tagatud õpetaja või abiõpetaja, seadusest siis tuleb vaadata lapse ja täiskasvanu suhtarva erinevate rühmatüüpide puhul. Ja seda, et lapse individuaalsest vajadusest lähtuvalt toetavad teda tugispetsialistide ja õpetajate korral ka abiõpetajad, on selgelt välja toodud. Alusharidusseaduse paragrahv 13 toob välja, et vajaduse korral koostab rühmaõpetaja koostöös abiõpetaja, tugispetsialisti ja vanemaga
individuaalse arenduskava. Ehk et abiõpetaja roll on päris vastutusrikas, sest ta osaleb individuaalse arenduskava koostamisel. Ta teab lapse arengust, ta on seal juures, ta saab avaldada arvamust. Et abiõpetaja küll nagu oma töös toetub kogu aeg õpetajale ja töötab õpetaja juhtimisel, aga alusharidusseaduse paragrahv 39 toob välja ka selle, et lapsehoidja, õpetaja ja abiõpetaja jälgivad ja hindavad lapse arengut ja toimetulekut. Ta on õpetajaga kaasas ja ütleb oma tähelepanekud selle lapse arengu kohta, kui lapse arengu jälgimisest tehakse kokkuvõtet. Ja siin on paragrahv 28 ütleb seda, et õppekasvatustegevust viivad lasteaias läbi õpetaja ja abiõpetajad, toetamaks siis lapse arengut ja alushariduse omandamist. Ja siin on selgelt välja toodud ka see, et juhtiv roll on õpetajal ja abiõpetajal on õpetajat abistav roll. Et see ja samuti see kutseoskuste arendamise teema, et see selgelt loob nagu sellise suurema vastutuse, et ta ei anna ainult pintsleid kätte ja ei tõmba seda värvivett sealt laua pealt ära, vaid ta on tõesti kaasas. Ta viib näiteks väiksemas rühmas tegevusi läbi. Õpetaja on korraldanud tegevuse mingisugusel moel, kus tehakse rühm pooleks näiteks, abiõpetaja võtab pool rühma, et selline tegevuste läbiviimise tugi õpetajale hästi tugevalt on rõhutatud alusharidusseaduses. Samuti on rõhutatud siis see abiõpetajate ametialane toetamine ja täiendkoolitused juhtkonna poolt. Ja seda ma juba mainisin, kes on siis õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad. Ja need eelpool nimetatud rollid on siis ikkagi kõikidel abiõpetajatel, sest et ei ole nagu sellist vahetegemist nii-öelda, et nüüd on meil nagu vahepeal tekkisid assistendid ja õpetaja abid, et meil on kõik abiõpetajad ja kõik peavad minimaalselt täitma neid eelpool nimetatud ülesandeid, lapse arengu hindamine ja ka koostamine, kus ta on abiks ja toeks ja õppekasvatustöö läbiviimine. Kõik peavad minimaalselt neid täitma ja kui teil on abiõpetaja, kes teeb veelgi rohkem, võib-olla mingeid õppevahendeid koostab, teeb rohkem, peab mingeid projekte, võib-olla mingisuguseid õpetajatele projekte, siis see on sama nagu õpetaja puhul, kes teeb rohkem, kui tema ametijuhend ja tööülesanded ette näevad, ehk võimalik on siis mingisugune lisatasu mingisuguseks perioodiks, kus ta neid täiendavaid ülesandeid täidab, aga abiõpetajal, igal abiõpetajal minimaalselt on täita see roll, millest me rääkisime. Olen lisanud siia ka ikkagi alushariduse riikliku õppekava juhendmaterjalid lihtsalt selleks, et hoida kogu aeg pildis, et meil on need suurepärased juhendmaterjalid olemas ja ka neid tutvustavad veebiseminarid, et küll õppekava uuendamisega olete te ilmselt lõpusirgel, sest suvi tuleb vahele ja need teemad peavad olema lukus õppekava valmis augustiks. Siia olen veel lisanud suurepärase alushariduse e-käsiraamatu eesti keele õpet toetav, jällegi veebikoolitus on järelvaadatav. Siis tahtsin tuua siia raamatu, milles siis nagu käsitletakse eesti õppekeelest erineva emakeelega õpilastele nagu tähelepanu pööramist, kes omandavad eesti keelt teise keelena, aga kellel on ka veel mingi arenguline erivajadus. Ja tegelikult, kui te vaatate seda linki, siis ta ütleb siin, et erivajadusega õpilane koolis, aga siit leiab kindlasti lasteaiaõpetaja nagu ka endale toetavat materjali, et tahtsin ka selle tuua. Ja viimane on selline hästi värske teadmine minule ja minu kolleegile Triinule,
mis ei ole otseselt seotud antud teemaga, aga tore avastus, et on ilmunud selline kolahoovi käsiraamat, et need on väga populaarsed, need kolahoovid ja saate siis siit lingi, et igal võimalikul juhul tahame siis jagada sellist head materjali teiega. Ja minu poolt aitäh, et te sellisel hiliskevadel või varasuvisel ajal leidsite aega kuulama tulla ja annan sõna edasi oma kolleegidele. Aitäh, Taavi, sinu kord. Ja, aitäh nii Mailale kui Elole. Tere päevast veel kord. Minu poolt samal ajal juba rööpräheldes panen oma ettekande ette. Minu nimi on Taavi, igapäevaselt samamoodi Haridus- ja Teadusministeeriumis toimetan ja minu laual üks peamistest teemadest õpetajate kvalifikatsioon on ja siis tegelikult suuresti üle haridusliikide, ehk siis nii lasteaiaõpetajad kui ka üldharidusõpetajad. Loodetavasti minu ettekanne sai ka ilusti ette. Ma alustan enda ettekannet väikese hoiatusega, et palun kergemat karistust täna räägitu vähemalt osaliselt kattub sellega, mida ma juba jagasin aprilli lõpus distantsid targemaks ühel seminaril. Tegelikult sealt sain ka veel kinnitust sisendi osas, et alushariduses võiks midagi analoogset teha, aga kuna mingid nõude komponendid on üsna sarnased nii üldhariduses kui alushariduses, siis räägin need korra veel siin üle. Aga alustan natuke sellise üldisema pildiga, et miks meil seda õpetaja kvalifikatsiooni ka alusharidus üldse vaja on. Et üks põhjus on ju see, et me oleme ühiskondlikult kokku leppinud, et me ootame nendelt inimestelt, kes seda väga ühest küljest tänuväärset, aga samas ka vastutusrikast tööd ehk õpetajatööd teevad. Et ootame nendelt teatud oskusi, teatud kompetentse, teatud, ma ütleks ka sihukest nagu väärtusruumi või väärtuste nägemist. Et seetõttu oleks sihuke ühine vundament vajalik. Väljakutse muidugi on seal see, et see ühiskond on pidevas muutumises, mis tähendab, et ka õpetajad sõltumata haridusliigist peavad enesearenguga järjepidevalt tegelema. Aga komistasin ka ühe OECD uuringu siis preambulis või seal avaosas sellise lause otsa, millele ma arvan, et keegi siin videoaknast praegu vastu ei vaidle, et selle esimese 5 aastaga ju tegelikult pannakse sihuke vundament selle lapsel loksutakse paika, et mille peale siis hiljem on hea neid harjumusi ja õppimist ja muud rajada. Et seetõttu võibki väita, et see alusharidus ju meie kvaliteetse üldhariduse vundamendiks on ja positiivne see on, et lõviosa lastest meil ju ka alushariduses osaleb, kuigi see kohustuslik ametlikult ju ei ole. Vähem proosaline põhjus on see, et kuna meil on need ühiskondlikud ootused, siis tõesti riiklikult oleme selle kutsealaga ära reguleerinud, mis tähendab, et meil on õpetaja kutsestandardid tasemest 5–8, millele me oleme siis kirja pannud, et mis kompetentse me õpetajalt tema töös ootame. Aga siin võiks rõhutada seda, et see formaalne kvalifikatsioon õetele vastavus ju ei tähenda automaatselt suuremat professionaalsust ja ilmtingimata ka empaatilisust. Et siin korraks rõhutan seda, mida juba mainisin ka, et see õpetaja kui igipõline õpilane ise, ega ta sellest kuhugi ei pääse, sest lihtsalt eesmärk on õilis ja valmistada lapsi ja noori ette tulevaks eluks. Aga kuna see on nii muutuv, siis õpetaja peab ise enda oskusi ajakohasena hoidma. No kuidas seda siis hinnata? Et juriidiliselt juba etteruttavalt võib öelda, et me oleme jätnud selle siis tööandja ehk direktori pärusmaaks, aga me teps mitte ei jäta teda niimoodi üksi uitama keset ei kellegi maad, et
et oleme koostanud erinevate haridusliikide jaoks ja Maila seda ka mainis, et alushariduse jaoks on samuti seal see juhend olemas. Soovitan soojalt seda kutse- ja kvalifikatsioonilehte meie kodulehel vaadata, et seal on viited nii kutsestandarditele kui nendele kvalifikatsioonijuhenditele kui ka paljule muule väärtuslikule materjalile. Et sealt tasub kindlasti läbi käia, aga juhenditest hoolimata on mõni juht üsna niisugune nüansirohke selle kvalifikatsiooni hindamisel. Ja see tuleneb päris mitmest asjaolust, et esiteks me teame seda, et meil õpetaja on ju pigem niisugune elukogenud oma vanuse mõttes, mis ei ole teps mitte halb, aga tähendab seda, et meil on päris palju õpetajaid jätkuvalt, kes on omandanud oma hariduse enne siis vabariigi teist tulemist ehk veel ka Nõukogude Liidus. Ühel hetkel me asusime aktiivselt töötama selle nimel, et jõuda Euroopa Liidu liikmeks ja muuhulgas sellega kaasnes ka kõrgharidusreform ehk Bologna protsess, kus siis juba meile praegu tuttavad 3+2 bakalaureuse ja magistri see kõrgharidussüsteem jõustus. Küll aga seal samal ajal toimus ka selline fenomen, mida on tagantjärele nimetatud ka diplomipesuks. Ehk siis oli väga palju kõrgharidust andvaid asutusi ja teps mitte kõiki nendest ei õpetanud siis riiklikult akrediteeritud õppekavad alusel. Lisaks meil jõustus õpetaja kutsesüsteem 2013. aastal, just äsja mainisin neid kutsetasemeid. Sealsamas kutsesüsteemis need tasemed on. Ja alusharidusele omane siis veel see, et alusharidusseadus jõustus 2025. aastal. Et need tärminid on märgilised kõik omal viisil ja õige pea sellest ka rohkem räägin. Et kui varasemalt ma oleks selle tänase ettekande üles ehitanud niimoodi, et meil on see õpetaja kutsesüsteemi jõustumine 2013, siis on nii-öelda sellele nagu järgnev ja eelnev aeg, siis alusharidus puhul me pigem räägime siis nüüd sellest alusharidusseaduse jõustumise momendist. Ehk meil on inimesed, kes lülituvad süsteemi pärast seda tärminit ja on neid, kes on seal enne. Et need, kes on seal enne, nende puhul me saame vaadata ka üleminekusätteid, aga teiste puhul siis räägime kvalifikatsiooninõuetest, millest ma alustan. Ja Maila tegi juba tänuväärset sissejuhatust sellele teemale, et need kvalifikatsiooninõuete paragrahvid siis alusharidusseadusest on juba teil siin silme ees ka täna olnud, et mina kavatsen siis võtta nad niimoodi 3 komponendiks lahti, et meil on see hariduse nõue seal, meil on see õpetaja kutsenõue seal ja meil on see eesti keele oskuse nõue. Rasvane või, millest Maja rääkis, on siis ka, mis tähendab, et on 2 erinevat viisi, kuidas nõuetele vastata. Et on kõrgharidusõpetaja kutse eesti keele oskus või kõrghariduspedagoogilised kompetentsid ja eesti keele oskus. Ja analoogne on ka see lasteaia abiõpetaja puhul, et seal lihtsalt me praegu räägime siis lapsehoidja kutsest seaduse kontekstis. Õige pea räägin sellest ka natuke lähemalt, et miks seal pole tase 5 õpetaja kutse, mis on ju ka olemas. Aga sisuliselt samamoodi on 3 asja, et on siis vähemalt keskharidus, lapsehoidja kutse ja eesti keele oskus või keskhariduspedagoogilised kompetentsid ja eesti keele oskus. Ja me oleme jätnud Eesti haridussüsteemis üksjagu palju autonoomiat juhile ja nagu Maila ka mainis, et vabadusega kaasneb ka vastutus, et juht siis on see tegelikult, kes peaks vaatama otsa sellele inimese senisele haridusteele, tema täienduskoolitustele ja kogu sellele pildile ja selle alusel järeldama, et kas tal võiks need pedagoogilised kompetentsid olemas olla või mitte. Aga võtame nad siis tükkideks lahti, alustame kõigepealt sellest tasemeharidusest. Ja tasemehariduse pilt, nagu kindlasti juhid, keda ka siin videoaknas praegu tõenäoliselt on, teavad, et see tasemehariduse pilt võib olla päris kirju. Ja seal me nüüd ei pääse sellest, ei aita ussirohi ega püssirohi, et seal tuleb dokumendile otsa vaadata, vajadusel ka hinnete lehele või akadeemilisele õiendile, et sealt me saame seda tarkust ammutada, et mida siis päriselt tolle hetkel
selle õppekava raames õpiti. Siin ongi juhuslikult üks pedagoogika ja algõpetuse metoodika õppekava 1995. aastast ja mis reedab üldjuhul palju diplomite puhul on ikkagi see esimene täht seal seerianumbril, et siin on meil see A ja ma seda pikka juhendit praegu avama siin ei hakka, et see juhend on sealsamas meie kutsekvalifikatsiooni kodulehel olemas, aga sealt me näeme, et kui see diplomi seerianumber hakkab tähega A, siis see vastab rakendus kõrgharidusele. Ja sama juhend tegelikult aitabki meil neid haridusdiplomeid desifreerida, sest nagu läbi käis, neid on meil päris palju ja erinevatel ajahetkedel omandatud. Võib aga olla ka niisugune juhus, et see tasemeharidus on omandatud hoopis välismaal, siis see juhend meid ei aita, aga siis aitab meid Eesti Enik Narik Keskus, kes ongi selleks pädev asutus, et nemad siis annavad hinnangu, et kas või mis tasemele vastab see välisriigis omandatud tasemeharidus meie süsteemis. Et oletame näiteks, et inimene nagu meil siin, eks ole, see näide on ühest sellest Enik Narik kinnituskirjast, et on idanaabri juures käinud tasemeharidust omandamas veel Nõukogude Liidu ajal ja et mis tasemeharidusele see siis meie süsteemis praegu vastab. Ja siin me näemegi, et ta on vastavaks loetud magistrikraadile ja siis on ka lasteaiajuhil see kindlus olemas, et see tasemeharidus sellisel kujul tõesti omandatud on. Küll aga ei saa Eesti Enik Narik Keskus anda hinnangut selle kohta, et kas see välismaal omandatud haridus on kuidagi erialane, näiteks on see pedagoogiline või on see eripedagoogiline, kui me räägime tugispetsialistidest. Et selle hinnangu saame anda meie ministeeriumis, et selleks pädev asutus oleme ja teeme seda siis sellise protsessi kaudu nagu välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja selleks on oma seadus, VKTS on ilus lühend, mis rullub üle huulte. Aga seda protsessi nüüd saab läbi teha siis, kui see haridus on omandatud kas Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Kui ta on omandatud kuskil mujal, näiteks mõnes kolmandas riigis, idanaabri juures, Ameerikas või mõnes Aasia riigis, siis kehtivad inimesele siseriiklikud nõuded, mis tähendab, et need samad, millest me juba rääkisime, kõrgharidus õpetaja puhul siis kõrgharidus, õpetaja kutse ja keeleoskus või kõrgharidus, pedagoogilised kompetentsid ja keeleoskus. Et sel juhul seda VKTS-i rakendada ei saa, aga kui see protsess läbi tehakse, inimene peab siis vaid riigilõivu ehk 32 eurot tasuma, siis selline kinnitus ministeeriumist tuleb ja me kasutame niisugust ühtset siseturusüsteemi ehk sisuliselt küsime antud juhul näiteks siis Saksamaa kolleegide käest, et kas sellise haridusega saab seal töötada näiteks õpetajana ja nemad ütlevad jah, saab küll, siis meie tunnustame nende selle seisukohta ja loeme ta ka siin nõuetele vastavaks. Nii, liigume siis kutse juurde, mis on üks 2 variandist, eks ole, teine variant on pedagoogilised kompetentsid. Et ka alusharidusseadus on välja toodud, et kutse või see pedagoogilised kompetentsid, mida me ka kutse taotlemise käigus hindame, on õpetaja kutsestandardis kirjeldatud. Ja miks on praegu seaduses lapsehoidja kutse seal laste abiõpetaja puhul, mitte siis tase 5, mis on ka tegelikult abiõpetaja kutsestandard. See põhjus on see, et alusharidusseadust veel ei eksisteerinud, kui viimast korda kutsestandardid uuendati ja ei saanud vastupidi, et ühesõnaga seda kutsestandardit ei olnud veel valmis, kui alusharidusseadust koostati, mis tähendab, et me ei saanud panna mitte eksisteerivat kutsestandardit seadusse. Aga ka praegu võib lapsehoidja kutsele alternatiiviks selle tase 5 kutsestandardi võtta, kuigi teda praegu seaduses kirjeldatud ei ole. Ja Kutsekoda on see veebileht, kuhu soovitan teil ka minna. Et seal kutsestandardite info on kõik olemas, seal hulgas on võimalik sealt välja võtta selline ilus
võrdlev tabel, see on veel mitu lehekülge, kus ka need kompetentsid tulevad, kus on need kompetentsid võrreldud, aga seal siis saab ilusa pildi ette, et mis on need erinevad tasemete erisused nii kutse taotlemisel kui ka kompetentsides. Ja siis lasteaiaõpetaja puhul me ootame vähemalt õpetaja tase 6, aga meil on ka väga palju lasteaiaõpetajaid, kes on tasemega 7 või ka tasemega 8, näiteks meisterõpetajad. Et sealt kogu see info ilusti kättesaadav. Kus näiteks nüüd juht saab teada, et kas sel õpetajal on see tase olemas või mitte. Üks on siis akadeemiline õiend, kui näiteks on õpetaja läbinud õpetajakoolituse ja on see kutse siis õpetaja koolituse käigus omistatud talle. EHIS-es on isikukaardil see märge olemas, aga lisaks on võimalik ka sinna samale kutsekoha veebilehele minna, et kõik kutseinfo selles mõttes, et on nagu avalik ja ligipääsetav sealt, et kellel mis taseme kutse olemas on. Ja Eesti Õpetajate Liit, nagu mainitud sai, on siis see organ, kes meil õpetajakutseid annab ja hiljem saame teiega need slaide jagada, et kõik need lingid on ilusti olemas, et Õpetajate Liidu kodulehelt on see info kättesaadav, kuidas see õpetajakutse taotlemine veel välja näeb. Kolmas komponent, sõltumata siis kumba varianti vaadatakse, on siis keeleoskus, aga kolleeg Triin kindlasti juba kannatamatult ootab, et sellest rääkida. Palun tal varuda veel mõne minuti kannatust ja siis kuulete ka keele teemast lähemalt. Põgusalt panen silme ette siin korraks ka lapsehoidja kvalifikatsiooni nõuded, mis samamoodi on ju alusharidusseaduses kirjeldatud, aga ma usun, et Maila rääkis juba sellest üsna ammendavalt, et ma ise praegu pikemalt siin peatuma ei hakka, et kui selle kohta on veel küsimusi, pange need julgelt sinna vestlusaknasse kirja, nagu Elo rääkis alguses, kui meil aega jääb, saame sealt veel ka küsimusi vastata, aga ma pikemalt sellel praegu peatuma ei hakkakski. Siin ülemise poole käisin ära, mis on üldised kvalifikatsiooninõuded, aga tegelikult võrdväärselt olulised on ka ülemineku sätted või rakendussätted, nagu me nüüd varem nimetasime. Ehk siis nende sätete eesmärk on nüüd see, et õpetajad, kes töötasid nüüd enne alusharidusseaduse jõustumist, et nende kvalifikatsioon kuidagi ei devalveeruks või selle väärtus ei väheneks. Et sellepärast nii põhikooli ja gümnaasiumiseaduses meil on rakendussäte paragrahv 99 ja ka alusharidusseaduse ülemineku säte olemas. Ja see kirjeldab, paragrahv 54 kirjeldabki seda, et neid alusharidusseaduse sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata õpetaja suhtes, kes enne alusharidusseaduse jõustumist ehk enne 2025. aasta 1. septembrit töötas siis koolieelse lasteasutuse õpetajana ja ta oli ka tol hetkel loetud vastavaks kvalifikatsiooninõuetele. Muidugi on harvad kaasused, kus on õpetaja loetud ka ekslikult nõuetele vastavaks, siis muidugi tuleb uuesti nõuetele vastavus üle vaadata, aga kui õpetaja enne alusharidusseaduse jõustumist vastas kvalifikatsiooninõuetele, siis ta vastab seda ka pärast alusharidusseaduse jõustumist. Ja oluline koht on nüüd see, kuna lihtsalt minuni on samamoodi jõudnud päris mitu päringut sel teemal, et see kehtib ka siis, kui näiteks õpetaja vahetab töökohta. Et kui näiteks enne 2025. aasta 1. septembrit töötas ühes lasteaias õpetajana ja nüüd 2026 aasta teises pooles soovib töökohta vahetada, siis jätkuvalt ülemineku sätte alusel ka uues töökohas tuleks ta õpetaja kvalifikatsiooninõuetele siis vastavaks lugeda. Et see töökoha vahetus kuidagi seda ülemineku sätte rakendumist ei mõjuta. Ja lihtsalt see alumine punkt veel korraks silm ette, et tööandja on see, kes siis peab seda hindama, seda meeles pidama. Ja kui tõesti on tööandjal kahtlus, et mis seal eelmises töökohas selle kvalifikatsiooni teemaga näiteks oli, on ju alati võimalik ka juhtidel üksteisega suhelda, et selles veenduda. Aga oluline tõesti on see, et keegi ei tohiks nüüd uue seaduse jõustumisel selles mõttes jääda hammasrataste vahele, et ta varem nagu vastas õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, aga nüüd järsku ei vasta. Et sellist olukorda ei
ole. Lihtsalt mõne sõna räägin sellest, et me räägime ka alusharidusseaduses ju pedagoogilisest kompetentsidest. Maila ka põgusalt mainis, et kuidas on võimalik siis tööandjal selles veenduda, aga tõesti, pedagoogiline kõrgharidus on ka üks selline viis, mis võiks tööandjale anda kindlust, et isikul on pedagoogilised kompetentsid olemas ja üldiselt ka seal aitab see, kui vaadatagi sedasama hinnete lehte, kui see on mõni vanem dokument või akadeemilist õiendit, et kui palju seal päriselt neid pedagoogilisi aineid on, nii siis teoreetilisi kui ka praktilisi. Et meil on ka näiteks 90ndate lõpust rakenduskõrgharidusi, üks nendest on näiteks laste ja noorte huvijuht. Võiks pealevaates arvata, et huvijuht, et palju seal ikka seda pedagoogilist praktikat olla saab, aga tegelikult on ta läbinud nii lasteaias kui koolis pedagoogilise praktika tol hetkel. Muidugi tuleb siin silmas pidada seda, et kui näiteks õpetaja on omandanud pedagoogilise hariduse 25 aastat tagasi näiteks või 30 aastat tagasi, aga pole vahepeal üldse töötanud näiteks lasteaias või ka pole ka vahepeal ennast täiendkoolitanud mingil põhjusel, et siis on juhil igati õigustatud küsida seda, et kuidas on seda oma neid pedagoogilisi oskusi asjakohasena hoitud. Et seal on sama see moment, et vaadata korraks otsa inimese laiemale haridusteele. Viimased ääremärkused praegu minu poolt, et kui tõesti jääd hätta, et kordamine on tarkuse ema, juhendid on meie kodulehel ilusti olemas ja selles mõttes soodustan või agiteerin lausa ka pöörduma kolleegide poole, et ehk on keegi analoogse murega hädas olnud. Jagatud mure on teatavasti pool muret, et võib-olla on sealt juba mingi praktika võtta ning muidugi võib ka pöörduda minu poole. Mina üritan ka rohkem anda siiski õnge, mitte ilmtingimata kala, aga mõned kaasused on tõesti üsna nüansirohked. Aitan alati, kui vähegi saan. Ja teen ka lihtsalt sellise väikese siin promomomendi, et kui on ükskõik mis küsimusi või sooviks mingit infot saada üldse selle õpetaja töö kohta, sealhulgas on ka kvalifikatsiooni teema siin kaastatud, et tegelikult opetaja.eu leht on selline, kus on hästi palju infot selle kohta olemas, on ka igasugused kogemuslood ja videod. Ja lisaks saab ka seal töövarjuks minna, kui see soov peaks näiteks olema. Nii et soovitan ka seda lehte soojalt külastada. Aga mina praegu tähelepanu eest tänan ja annan samuti lahkelt sõna edasi. Aitäh, Taavi. Triin, sinu kord. Ja aitäh sulle, Elo. Kohe võlun siia ette ka enda slaidid. Nii, kas on näha, jah? Nii, ma ei näe teid. Jaa, on näha. Suurepärane. Aga tõesti, et mina olen Triin Rätiste ja töötan siis alus- ja põhihariduse osakonnas peaeksperdina ja minu teema siis siia Maila ja Taavi kõrvale ongi siis keelenõuded alushariduses. Et vaatame korraks peale, et millest need keelenõuded tulenevad, kellele kehtivad ja mida on oluline nii tööandjal kui töötajatel endal silmas pidada. Nii. Esmalt siis see, et alustuseks, et keelenõuete taga on tegelikult üsnagi selge õiguslik loogika ja seisneb see siis selles, et eesti keel on riigikeel ning see tähendab, et avalikes teenustes, sealhulgas hariduses, peab olema tagatud eesti keele kasutus. Keeleoskuse nõuded alusharidusest tulenevad peamiselt keeleseadusest ning siis määrusest, mis on siin ka kirjas, et ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse kasutamise nõuded. Aga ma ei tahaks siinkohal kuidagi mööda ka vaadata alusharidusseadusest. On nagu oluline mõista ka, et keelenõuded ei ole kõigile ühesugused ning need sõltuvad siis nii ametikohast, tööülesannetest kui ka teatud juhtudel töökeelest.
Ehk siis kokkuvõtlikult võib öelda, et sama asutuse sees võivad erinevatel inimestel olla erinevad keelenõuded. Aga siis korraks niimoodi konkreetsemalt vaadates siis need keeletasemeid, et üldreegel on siis see, et juhtivatel ja pedagoogilistel ametikohtadel nagu direktor, õppejuht ja õpetaja on nõutav C1 eesti keele oskuse tase. Et me saaksime aru, millest me räägime, siis võib-olla kokkuvõtlikult võib ka öelda, et see tähendabki tegelikult väga head iseseisvat keeleoskust. Näiteks inimese suutlikkust mõista pikki ja keerukaid tekste, suutlikkust väljendada ennast sujuvalt ja loomulikult ning see tähendab ka siis sellist head sõnavara ja loomulikku head sellist keelekasutust ja grammatikat. Aga siis abiõpetajatel peab tõesti olema nüüd B2 tase alates 1. augustist 2026. Ja võrdluseks, et B2 ja C1 taseme vahe, et see tähendab siis seda, et inimene B2-ga, et ta saab tegelikult eesti keeles hästi hakkama, et ta suudab iseseisvalt suhelda, kuid keelekasutus ei pruugi tal olla nii laitmatu või nüansirohke kui C1 tasemel. Ja seda, miks juba see keelenõue rakendus ka abiõpetajatele, selgitasid siis juba eelnevalt Taavi ja Maila. Aga on olemas ka teatavad erisused. Näiteks siis mitte eestikeelses rühmas töötaval õpetajal on nõue B2 tase ja rahvusvahelise õppekava puhul on õpetajale siis alates 1. septembrist 2026 nõue B1 tase ja tugispetsialistide puhul küll üldiselt kehtib reegel C1 tase, kuid nendele tugispetsialistidel, kes tegelevad mitte eesti emakeelega lastega, siis nendel võib olla ka B2 tase. Oluline on siin ka välja tuua see, et need nõuded kehtivad tegelikult juba praegu, aga seni on olnud siis üleminekuperiood, mis on lubanud praeguseni madalamat taset. Need perioodid nüüd lõppevad kindlatel kuupäevadel, mis on siin ka siis slaidil välja toodud, mis tähendab, et siis edaspidi peavad kõigil töötajatel olema nõutud tasemel keeleoskus. Järgmine oluline teema on tegelikult ka siis see, et kuidas seda keeleoskust üldse tõendada, et olen siin välja toonud siis peamised sellised laiemalt levinud võimalused, et näiteks siis esimeseks, et seda tegelikult reguleeribki siis keeleseadus paragrahv 24 ja 26 ja esmalt siis võib-olla toongi siin välja, et esimene võimalus siis keeleoskust tõendada ongi eesti keeles omandatud haridust tõendava dokumendiga ja siinkohal siis kindlasti väga oluline ääremärkusena on siis ka vaja välja tuua see, et see tähendab, et vähemalt 60% õppest peab olema läbitud eesti keeles. Ja nii nagu siin Taavi juba ennist viitas, et see tähendab seda, et tegelikult juht peab vaatama nende dokumentide sisse ning tal on õigus siis nõuda töötajalt või paluda esitada ka siis sinna dokumendi juurde hinneteleht või akadeemiline õiend. Lisaks on siis võimalik teha siis läbi eesti keele tasemeeksam, mille tulemusel siis väljastatakse tasemetunnistus ning olen toonud siin ka välja siis lingi, et harno.ee lehel on võimalik nende eksami aegadega tutvuda ja siis ka nii-öelda nende tingimustega, et siis sealt saab seda infot. Kolmas võimalus on siis riigieksam eesti keel teise keelena, mis tõendab B2 taset või siis kutseeksamiga eesti keeles, aga oluline on siis siin see, et inimene ka samal ajal töötab vastaval kutsealal. Ja siinkohal siis ka see, et keeleoskuse tõendamine on tegelikult kohustuslik kõigile töötajatele, et ka need inimesed, kelle siis emakeel on eesti keel, ka nemad tõendavad oma keeleoskust, aga et nemad juba tegelikult teevadki seda siis oma haridust tõendava dokumendiga, mis on siis siin juba ka välja toodud. Ja lisaks siis see, need nõuded ei sõltu siis sellest, kas tegemist on riigi või eraasutusega, et nõuded kehtivad tegelikult kõikidele ühtemoodi.
ja lisaks aktsepteeritakse ka tegelikult varasemaid tunnistusi, kuid tööandja peab olema veendunud, et tegelik keeleoskus vastab nõudele ning juba lähemalt varsti ka räägin sellest, aga et ka praegu siin, et kui tekib küsimusi selles osas, siis tuleks kindlasti pöörduda Keeleameti poole. Nüüd siis tegelikult jõuame ühe väga olulise punktini, mis siis ütleb seda, et loomulikult oma nõuetele vastavuse eest vastutab esimesena ikkagi töötaja, aga et organisatsiooni toimimise ja töötajate siis kvalifikatsiooni ja keelenõuete täitmise eest on ikkagi peamine vastutus ka tööandjal, kuna tema ju sõlmib töölepinguid. Ehk siis, et tööandja peab ikkagi kontrollima töötajate keeleoskuse vastavust ja vajadusel siis nõudma tõendit ning kahtluse korral kaasama Keeleameti. Et siin olen välja toonud ka siis selle emaili aadressi, kuhu saab pöörduda nende küsimustega ja kindlasti juhin tähelepanu ka sellele, et oluline on tegelik keeleoskus, et paber ainult tõendab seda. See tähendab seda, et kui teil ikkagi on kahtlus, et inimese tegelik keeleoskus ei vasta sellele, mida ta tõendab nii-öelda oma dokumentidega, et siis kindlasti Keeleamet on see, kelle poole pöörduda. Ja olulise märkusena veel ka see, et tööandjal on tegelikult õigus kehtestada ka kõrgemaid keelenõudeid sellesama eelmainitud määruse järgi, aga ta ei tohi siis nõuda kõrgemat keeleoskuse taset kui C1. Ja et teil oleks ka selles mõttes ikkagi kusagilt teate, et kust saab abi ja tuge leida sellel teemal, et siis olen siin välja toonud mõningad võimalused, et kust saada siis sellist head ja tasuta või sellist kättesaadavat infot või koolitusi, et siis siin keeleklikk.ee ja siis olen ka välja toonud EKI ja Keelesammu siis sellised võimalused, et võib-olla üks võimalus, millele kindlasti tahan nagu tähelepanu juhtida, on see, et keelevaldkonna nõustamist on võimalik Keelesammust nii-öelda endale koha peale kutsuda, et nemad tulevad täiesti tasuta ja kui tarvis, siis nõustavad koha peal, annavad nõu ja toetavad, et see on suurepärane võimalus siis sellist mentorlust kasutada. Ja lisaks siis loomulikult viib siis ka Keelesamm läbi eesti keele õppe erinevaid selliseid koolitusprogramme, et siis ka need on siin siis tasub nendel lehtedel käia uudistamas. Ja mina omalt poolt selles mõttes tänan, et sain siin kiire ülevaate teha nendest keelenõuetest, aga et juhin ikkagi siis lõppkokkuvõttes tähelepanu sellele, et eesmärk ei ole pelgalt formaalne nõuete täitmine, vaid ikkagi selle tagamine, et lasteaiakeskkond toetaks laste eesti keele arengut. Ja kasutan ära oma eetriaega ja ütlen ka seda, et mis ei puutunud otseselt siis nendesse kvalifikatsiooninõuetesse, aga et üsna peatselt oleme tõenäoliselt saatmas teile ka ühe küsitluse seoses laste arengu hindamisega ja siis kasutan eetriaega, et öelda, et palun siis vastata, et kui HTM-i poolt selline küsitlus tuleb, teie postkasti potsatab. Aga nüüd on vist piisavalt aega, et annan Elole sõna üle ja aitäh! Aitäh, Triin. Mailal oli üks oluline teadaanne veel, nii et palun, Maila. Ja, et ma palun kõigilt vabandust, et ma panen siia nüüd vestlusaknasse juhendist ühe sellise lõigu ja tahtsin selle õpetaja või ka abiõpetaja kompetentside hindamise juures lisada seda, et kui nüüd vaadata seda, mis ma siia vestlusaknasse panin, loeti neid nii-öelda tunde. Selles mõttes, et õpetaja, tal pidi olema mingisugune baasharidus ja siis teatud arv mingisuguseid läbitud koolituse tunde, siis täna me pedagoogiliste pädevuste hindamise juures tegelikult neid tunde ei loe.
et tuleb vaadata, direktori vastutus on see, kas ta peab seda piisavaks, kas ta saab seda kuidagi nii-öelda tagasisidet selle töötaja pädevuste kohta, aga selliseid nii mitu tundi enam ei loeta. Küll aga õpetaja, kes on töötanud enne 1. septembrit ja siin on nimetatud siis missugusel juhul tema puhul siis ei kohaldata võib-olla kõrgharidusnõuet, ta on võib-olla õppinud aastakümneid tagasi nii-öelda nendes pisipedades, võib-olla tal on omandatud mingi muu haridus, seal nüüd tuleb vaadata, et mis sellel ajal oli kvalifikatsioonile vastav ja seal tuleb vaadata, aga täna me neid tunde enam ei vaata sellel moel, et arvuna täiendkoolitus võib olla ka veebipõhine, võib olla mingi lastelaagris töötamine või selline pädevuse tõstmine. Et ma tahtsin selle juurde lisada ja ära rõhutada, et aitäh. Aitäh. Aga nüüd, kui kellelgi on küsimusi, siis palun andke märku ja küsige. Meil on tegelikult veel 8 minutit aega, et kui jäi midagi kripeldama, tahate midagi üle täpsustada, siis praegu on see võimalus olemas. Tundub, et kõik sai selgeks, aga ma siis lõpetan salve. Ikka midagi tuli keeleoskuse kohta, Triin.